me siseneme nüüd Olustvere mõisa ja seal ootavad meid mesinduse esimese lennu lõpetajad, sest me teame, et Olustvere on koht, kus on mitmeid aastaid õpetatud mesindust. Oleme täna siin Olustvere mõisas. Siin on õpetatud mesindust läbi aegade. Vahepeal oli vaikushetk ja siis algas uuesti mesinduse õpetamine. Ja kunagi nimetati seda õppeasutust siin Olustvere Sophoos-tehnikumiks ja mesinduse õpe algas aastal 1972. Minuga on täna vestlusringis esimese lennu mesinike vilistlased. Marja-Liis, mesinike koolitaja, keda kõik, nii ka nooremad mesinikud juba teavad, mesinduse aabitsa autor, aastamesinik aastal 2009. Marja kõrval on Mati Aabel, tuntud mesinik Läänemaalt, samuti saanud tunnustuse aastamesinik ja seda juba aastal 2004. Vahur ja Ülle Talimaa, mesinikud Pärnumaalt, tunnustatud meesaaduste tootjad ja jällegi aastamesinikud aastast 2007. Natuke veel taustainfoks see, et aastamesiniku tiitlit hakati välja andma esimest korda 1998. aastal ja see on selline tiitel, mida valivad mesinikud. See on mesinike tunnustus aasta parimale mesinikule. Aga kuidas siis nüüd see juhtus, et teie neljakesi, kes te olete just mesinduse esimese lennu vilistlased, te saite ka kõik aasta mesiniku tiitli? Kuidas see juhtus? No nii nagu sa ütlesid, et mesinikud valisid ja peale selle, et me oleme tublid mesinikud, mesindussaaduste tootjad, oleme ka koolitajad ja lihtsalt otsustati meie kasuks. Oleme tublid. Mati, sina olid vist üks esimesi, sina said juba see tiitli 2004, ma mõtlen teie hulgas nüüd üks esimesi. Jah, siin mesinik hulgas ma olin esimene. Jah, sest kõige esimene oli Mait Maarta 98. Mina olin kas 5. või 6. Jah, et iga aasta on aasta mesiniku valimine olnud. Tuli see üllatusena tookord, Vahur? Tuli ikka. Sest tegelikult võib-olla sellepärast nüüd valid, et me olime mesindamisest natuke teistsugused kui teised mesinikud. Omanäolised, võib-olla omanäoline hakkas lihtsalt silma ja see rahvale meeldis. Aga lähme nüüd sinna kaugemasse minevikku, et aasta oli 1972 ja Olustveres hakati õpetama mesindust. Marje, sina oled teinud natuke rohkem uurimustööd, et miks see mesinduse õpe siia 72. aastal üldse tuli? Jah, tegelikult on asi selles, et mesindust Eestis tasemekoolitusena ja et välja antakse riiklik lõputunnistus varem ei olnudki. Ta oli kursuste raames, Arknal, Räpinas ja nii edasi. Aga kui aasta oli 1971, siis toimus Moskvas ülemaailmne Aprimondia kongress. Ja selle kongressist osavõtjatele taheti tollel ajal siis Nõukogude Liidus näidata eesrindlikke mesileid. Ja üks mesile siis selle kongressi jaoks, ütleme niimoodi, rajatigi Olustverre. Tehti mesile maja, osteti mesiles pered ja et see niisama nagu ei jääks, siis toodi ka Räpinast õpetus siia. Ja selle kongressiga seoses veel nii palju, et Olustveres siis seda Nõukogude Liidu mesilat käisid vaatamas paar väljasõidugruppi ja miks just Olustvere valiti,
selle põhiline oli see, et siit läks läbi see trass, kuhu välismaalasi lubati Eesti riigis ja siis nagu Olustvere oli ka agronoomia õppe ees, siis oli põllumajanduseriala siin sees ja toodigi mesindus siis siia, avati siis 1972 ja mesinikud siin said keskerihariduse ja see oli 3-aastane õpe. Õppekavad tulid Moskvast, mille alusel siis kogu õpetus üles ehitati ja kui teised tehnikumi erialad olid 4-aastased, siis mesindus oli 3-aastane. Nii et põhikooli baasil tuldi ja 3 aastat õpiti ja saadi siis keskeriharidus, mis siis ka tasemeharidusena haridustase tõusis. Ja meie oleme siin täna kõik keskkooli baasil mesindust õppima tulnud ja meid siis võeti teisele kursusele, sest me ei pidanud üldaineid õppima. Ja kuidas meil see koolis käimine siin läks, ma arvan, et no seda jõuame, räägime siin vestlusringis, aga rääkige algul võib-olla sellest, et miks te tulite mesindusse, just et mesinduse eriala. Mati, miks sinust sai mesinik? Tähendab, ma olin ennem metallitreijal, aga siis on niisugune asi, et mul oli kurguhaigus, läks pikaks, krooniline angiin. Ja siis lõpuks diagnoositi reuma. Ja siis kui ma kooli tulin, siis oli mul see diagnoos, reumatismus. Ja siis ma hakkas mesindust ennast ravima. 2 aastat sain reumast lahti. Aga muidugi koduisal olid mesilased, vanaisal olid siis vanaonudel. Nii et ühesõnaga mesispered ümberringi ka. Nii et sina olid juba siis mitmendat põlve nii-öelda mesinike perest ja sellepärast oli sul see lihtsam valik juba. Aga muidugi motiiv oli ka see, et see reumatismus. Et saada oma haigusest, ütleme haigusele leevendust ja ravi. Ja siis ma olin Pollis praktikal 2 aastat. Ja seal ma panin iga päev 6-7 nõela. 6-70? Jah. No see on ikka... Ei no 10 tükki on valus, aga teisi enam ei taha. Et kõigile teadmiseks, eks ole, et esimese 10 nõela, kui elate üle, siis 11 läheb juba lihtsamaks. Ühte kohta paned, eks. Okei, aitäh, Mati. Aga Ülle, kuidas sina sattusid Olustvere? Siis sa polnud veel Talima, siis olid sa Ülle? Ei olnud, ma olin Ülle Salu. Aga samamoodi mul juba vanaisa pidas mesilasi ja kui 9 last kodust lahkusid, olid nad poisid või tüdrukud, kõik said kaasa ka mesilaspered. Nii sai ka minu ema mesilased kaasa. Ja sündimisest saadik on meil majas mesilased olnud ja alati, kui ma ema aitasin, siis oli selline probleem, et ma tegin kõiki asju valesti. Andsin suitsu valesti, ei saanud sülemit alla võetud, oli jälle valesti. Ja siis ma ei mäletagi, kus ma teada sain, et Olustveres õpitakse mesindust ja võetakse teisele kursusele keskkooli lõpetanuid. Ja nii ma siis siia tulin, mõtlesin, nüüd ma teen endale selgeks selle mesinduse, kuidas ta käib. Ja sinu toakaaslane õpingute ajal oli Marje? Marje oli, jaa. Marje, kuidas sina siia sattusid? Põhimõtteliselt ajalugu on sama, et kodus olid mesilased nii palju, kui ma mäletan, olid siis mesilased, isa pidas meil mesilasi. Ja kui keskkooli lõpetades tuli kirjutada elukutse valik, siis tahtsin õppima minna põllumajandust põhimõtteliselt, kuna olin maalaps ja tunnistan ausalt, et EPAsse esimese korraga sisse ei saanud Eesti Põllumajandusakadeemiasse tol ajal siis. Ja siis mu teine valik või kindel valik oli tulla Olustvere mesindust õppima. Minu jaoks oli Olustvere väga kauge Lõuna-Eesti. Viljandi, ma ei olnud ennem käinudki vist Viljandis. Et olen Tallinna alt pärit ja Märjamaa keskkoolis käinud ja juba siia tulek, füüsiline maa ja kaugus. See oli päris suur katsumus tegelikult. Aga siia ma jõudsin ja siia sa oled jäänud Olustverre?
ja nüüd ma olen ka siia jäänud, jah. Vahur, kuidas sinu tee siia kulges? Olustvere kooli ma mõtlen. Meil kodus mesilasi ei peetud, onupere pedas. Aga olen Tallinnas koolis käinud, üles kasvanud, maalt olen küll pärit. Aga Tallinnas oli selline huvitav asutus nagu noorte naturalistide jaam Vene ajal. Ja seal oli aianduse ring ja siis ma käisin aktiivselt seal aianduse ringis. Aga aiandusringi hooldada oli ka 4 mesilaspere. Ja see aiandusringi juhendaja oli erakordselt aktiivne. Nii et me käisime stabiilselt erinevates kohtades. Käisime näiteks Endla mai juures mesilasarkul. Käisime kärjed valmistamise kohast vaatamas. Ja siis kutsusime korra, juhendaja kutsus naturalistide jaama Tallinna mesindusosakonnast ühe töötaja, Anita Nurme, kes sõnaga inspekteeris seda mesilat ja siis ta selle tegi maatasa. Ja siis ta pakkus võimaluse välja, et näed, noor poiss, kas tahab minna üheks suveks Kullaru sovhoosi abiks tööle piimatootmise peale. Ja olin sellega nõus. Ja ühe suve olin seal ära, siis isa ostis mulle juba 2 mesilaspere ja siis olidki mul mesilased olemas. Ja siis peale keskkooli lõpetust esialgu ma tahtsin minna Eesti Põllumajandusakadeemiasse agronoomiat õppima. Viisin paberid sinna sisse suvel. Aga siis ilmus kusagil kuulutus, et Olustveres saab keskkooli baasil ka mesindust õppida. Siis ma sõitsin Tartusse, võtsin akadeemiast paberid välja ja tõin hoopis Olustverre. Palju teid, ma vabandan segama, aga palju teid esimesel kursusel siia kokku tuli, et tegelikult, eks ole, et teid on 4 järgi jäänud, aga palju teid õpinguid alustas? Kas oli 28? Kusjuures keskkooli omasid oli neid 10. Keskkooli omas oli 10, jah, me siin just meenutasime, lugesime kokku. 5 tüdrukut ja 5 poissi. 5 tüdrukut ja 5 poissi ja teades natukene nagu tausta infot, siis oli teie kursusel ka siis nii-öelda suured love story'd 2 paari vahel. Oli jah nii, et sain tehnikumis erialase hariduse ja sain mehele ka. Ja Ülle, see on sama. Täpselt samamoodi. Muidugi meil Üllega väga omapärane asi on see, et me oleme Üllega sündinud ühes sünnitusaiglas. Ühes kirikus oleme ristitud ja pulmad pidasime samuti Kosel seal, kus me pärit olime. Nii, aga meenutame nüüd seda kooliaega, et te praegu ka koolitate mesinikke ja tänapäevan õppe on hoopis midagi muud, kui oli siis, aga me ei jõua kõigist sellest asjadest rääkida, teil on põnevad pildid siin kaasa võetud ja millest võiks täielikult omaette lood kõik teha, aga midagi, mis teile kõige eredamalt on meelde jäänud? Sellest 3 õpinguaastast, et kohe niimoodi öelda, et Ülle, kuidas see hommikuse võimlemisega oli? No iga hommikul pidime üles tõusma, dressid selga panema ja siis meil olid talongid, nii et me pidime kõik minema ja selle talongi viima talongi korjaja kätte. Sinna sauna juurde risttee peale. Ja siis see oli iga hommikune. Ja kes meil oli korrapidaja toas, nagu Marje meelde tuletas, et see pidi samal ajal aknad lahti tegema, toa ära tuulutama ja põrandad ära pesema, sest me elasime 6 ühes ruumis koos tüdrukutega. 3 nari. 3 nari, raudnari oli. Põhimõtteliselt oli see raudvoodi ja üks oli teise peale keeratud, niimoodi oli saadi nari. Ja kusjuures selle talongi viimisega sinna pidid ikka täpselt jõudma, sellepärast et kehalise kasvatuse õpetaja tavaliselt siis korjas seal kell 7:00 kuni 7:10. Ja kui tema ära tuli, siis tee peal ta mingit talongi enam vastu ei võtnud, kui sa õigeks ajaks ei jõudnud. Nii, aga Marje, mis sinul veel meelde jäi? Minul... Sa ütlesid, et teil olid tantsulkad. Tantsulkad olid meil jah, siin samas lossi vestibüülis õpilaste ansambel oli ja iga pühapäeva õhtu oli tantsupidu lossis. Õpilaste ansambel siis harjutas ja mängis ja kooli tuldi pühapäeva pärastlõunal, pühapäeva õhtuks, sest esmaspäeva hommikul algasid tunnid
ja siis üldiselt võeti tundidest päris ilusasti osa. Niisama ei puudutud. Ja siis oligi, et see pühapäeva õhtu siis ilusti ära sisustada, siis oligi tantsuõhtud. Üllel olid need ka väga eredalt meeles, need tantsuõhtud. Aga tantsuõhtu tähendab, oli pühapäeva õhtul, esmaspäeval hakkas kool, te elasite ühiselamutes, seal on ju range päevakord. Mis kell see pidu siis juba pidi lõppema? 11 hakkas öörahu, pidu lõppes 11:30 siis või nii, et ühikasse ka jõudsime, see oli ikka nagu kooli poolt organiseeritud, lubatud, tahetud niimoodi, et see nõnda on. Mis kell see hakkas? Ei mäleta. Seda nagu ei mäleta. Aga uks pandi küll kinni, kell 11 keerati lukkud. Jah. Siis koputasid ja palusid ja sattusid musta nimekirja, kuna sa hiljaks jäid ja... Et teil olid õhtused nii-öelda siis sellised peojärgsed jalutuskäigud, nagu ma aru saan, et muidu poleks juks kinni pandud ju. Oli Vahur niimoodi? No õnneks ühesõnaga tüdrukud elasid alumisel korrusel ja aknas sai ilusti sees käidud. Nii, aga mis sinu veel, ütleme, tuleme siin pidude juurest ja mõnelt nagu ütleme hommikuvõimlemiste juurest veel edasi liigume või natuke laiemalt, et mis sinule meelde on jäänud selline, et eredam mälestus koolist? No tantsupeod tegelikult ei enne meid ega peale meid Olustvere sõna selliseid pühapäevasid tantsupidusid ei olnud. Kuna siis orkester eksisteeriski põhimõtteliselt on 2 aastat. Siis agronomid, kes orkestris olid, nemad läksid samuti tööle ja siis paratamatult ta lõpetas kooli ära ja uus lõpetasime ju kõik agronomid ja meie. Jah, ja uusi peale ei tulnud, kes siis oleks uuesti pillid kätte võtnud. Sest meie jaoks oli see kõige õnnelikum aeg, sest kui jälgida kaasaegseid noori, siis nad põhimõtteliselt nad istuvad seda valgust tabloo ees ja näpivad seda. Aga meie ajal tantsiti. Aga õppetöö. Kuidas õpe toimus tollel ajal, mesindusõpe? Pärast me lähme Meekotta, vaatame tänapäevast mesindusõpet. Te olete ise siin Olustvere uues Meekojas käinud, mis avati 2015, uus ja moodne. Teie ajal ju midagi sellist ei olnud. No meie ajal ikka oli ka uus ja moodne mesinduse maja, mis siis ehitati selle sama Pimondi auks ja seal olid tõesti kõik tolle aja mõistes olid kõik ruumid olemas, läbi mõeldud. Lihtsalt tehnoloogiad on mesinduses muutunud ja seetõttu ka Mesila maja ruumide jaotus ja nii edasi on muutunud. Aga tol hetkel oli meil oli siis ikka kaasaegne uhke väljaõppebaas. See foto ka Mesila majas seal olemas? Jah, on seal küll. Aga mis võrreldes tänase päevaga on väga erinev oli see, et ega meil ju tegelikult õpikuid nagu väga ei olnud. Siiski 2 raamatut oli. 2 raamatut. Mis olid ilmunud mesinduse käsiraamatuna. Aga me pidime loengutel konspekteerima. Meile dikteeriti kogu õpetuse sisu, me pidime selle kõik üles kirjutama, konspekteerimine oli kohustuslik, konspektid vaadati üle, et kõik on kirjutatud ja siis õppisime natukene siis raamatust, aga oli ka teisi aineid, õppeaineid, mis siis seal raamatus ei olnud ja siis selle konspekti järgi õppisime. Konspektid olid ainult. Mul oli veel suurem autiitel, ma olin ametiühingu esimees. Need kõikidel Olustvere kooli õpetajatele ma kirjutasin ametiühingu pileti välja koos enda allkirjaga. Kaasa arvatud jah, ühiselamute vanem olin ka. Et mul oli vaba ligipääs kellaajast olenemata ka tütarlaste ühiselamusse. Vot mis nüüd kõik välja tuleb niimoodi, et sina ei pidanud seal esimesed korrused siis sisse ronima? Ei, ma võisin raikselt uksest sisse minna, kõik toad läbi kontrollida, kui ma oleks tahtnud. Aga kooli ajal sa olid selline korralik? Ei, seda mitte. Ma tean, et sa koorisid mingit jänest. Jänest? See oli nii, et me läksime metsavail jalutama ja siis leidsime rongi alla maha jäänud jänese. Ja siis loomulikult võtsime tal ilusti naha maha ja puhastasime ära ja siis teekannus küpsetasime ta ära. See oli veel tüdrukute toa, meie toa teekann, mis te käisite laenamas.
Vahur jookseb sisse, käed verised, küsib teekannu. Me olime väga kohkunud, et milles probleem on. Sporti ei meeldinud kõigile teha, Marjale meeldib ujuda ja Üllele meeldib võimlemas käia aga kuidas oli mesilas käimine? Teil oli ju siis ka kooli mesila juba ju. jah. Sinna läksite ikka hea meelega? Noh, siukese nagu õpilane, ükskõik kui vana sa oled ikkagi koolis õpilane ja katsud niimoodi vaadata, et lihtsamini saada, aga üldiselt me ikka sinna läksime, sest me olime seda eriala õppima tulnud, siis olid ainult lamatarud ja see oli tund, praktikatund, sinna mindi ja ei tekkinudki nagu küsimust, et sinna ma ei lähe või sinna ma ei viitsi minna, jah. Tegime ju sukavardas vageldamise nõela, kuidas me seda õõrusime ja viilisime ja pärast vildiga veel poleerisime ja painutasime ja see on meil siiamaani alles. Kupusabloonid tegime ka. Ja kupusabloonid tegime ka, jah. Õigus, jah. Et peale mesilaspere hooldamisvõtet, mis me seal kooli mesilas siis tegime ka veidi peenemat lugu emade kasvatust ja selleks isegi vajalikud tööriistad tegimise ja tegelikult tollel tegid kõik ise. Praegu me saame vageldusnõelu või spaatleid poest osta, mis iganes hinnaga ja kujuga ja väikene tehnoloogia on seal ka, et kuidas selle vagla sealt nõela pealt maha saab. Aga tollel tehti ise ja see väga hästi toimus. Siis et tegid selle valmis ja siis selle oma nõelaga pidid vageldama ka ise, et vaatama, kas töötab. Ja kui ei töötanud, siis natukene lihvisid õheva, parandasid. Ja läksidki need asjad kaasa, need ainult koolist kaasa ja siis kui mesilasse tööle läksime, siis olid kohe hästi omast käest võtta. Sest see oli aeg, kui soovitati mesilas emadel üks tiib ära lõigata. Ja siis meid, kui mesindusõpilasi pandi emasid üles otsima ja tiibu lõikama. Aga osa mesinikel see käsi oli väga jõuline ja nad pigistasid ema nii palusalt, et see ema pärast ei olnudki võimeline seal raami peal kõndima. Siis see kooli mesinik, kes oli Liivand Peeter, ta oli väga-väga pahane. Siis ta vaatas, et ei, et need, kes on siiski mesilastega tegelenud, pani neid emade tiibu lõikama. Aga Urustvere oli tollel ajal seotud Antu Rohtlaga. Antu on, eks ole, Eesti tuntuim seenior mesinik. Kuidas oli tema seotus tollel ajal siin ja kas ta õpetas teil juba siis mesindust? Ei õpetanud? Kas Antul üldse siis mesinik? Ta oli sovhoosi direktor. Ja ta õpetas meile organiseerimist ja ökonoomikat. Põhimõtteliselt õpetas meile seda, kuidas väheste vahenditega palju raha saada. Seda ta ikka toonitas. Aga see oli ju väga kasulik õpe ju. Ja mis veel oli, ta oli käinud juba siis Soomes ja tema harrastas siin korpustarudes mesilaste pidamist. Ja ma tean enda klassi Jaagu ja Albertiga ja käisime tal kodus seda puutöökoda vaatamas ja tarusid vaatamas ja raame vaatamas. Esimesel visiidijärgselt andis igale ühele neist kaasa originaal Langstroth raami. Et see on meie tulevik. Aga siit Antu Rohtla läkski Polli ja Pollis seal oli katsejaam siis ja mesilased ka ja seal ta siis hakkas edasi tegutsema. Aga meile ta oli õpetaja, jah. No praegu te oletegi kõik need aastad olnud tegevmesinikud, aga lähme aastasse tagasi 1975. Et see oli siis praeguse aja mõistes kunagi hästi ammu. Te lõpetasite kooli ja siis diplom oli taskus, et oli ju selline tugev tunne, te tundsite ennast kindlasti hästi targana ja tugevana aga kui see koolijuht sulgus, et mis siis hakkas tegelikult juhtuma, et kas oli kõik nii, nagu te ette kujutasite, sest näiteks Marje puhul ma tean, et Marjega oleme siin kursuste ees olnud ja Marje alati räägib oma sellist toredat juttu, et miks tema hakkas mesinikuks, et Marje äkki räägib siin kaamerassa ka, et miks sa hakkasid mesinikuks siiski tegelikult?
nojah, see jutt on... Mis oli sinu illusioon, aga See- ja ütle ka, mis siis tegelik on. Natukene huumoriga on see jutt, aga põhimõtteliselt seal taga on väikene mõte küll, et no, üldsusele on teada, et ega mesinikul talvel tööd ei ole. Ääsme sovhoosis, kus siis minu kodukoht oli, seal oli mesila. Sovhoosil oli mesila läbi aegade, nii et minu isa oli juba selline edumeelne mesilaste pidajad, käis ikka vaatamas, kuidas suur mesilas asi toimub. Ja siis tegi omal ka. Aga noh, et üldiselt oli teada, et talvel mesinikel nagu nii tööd ei ole ja siis suvel olles tööl sovhoosis teenides raha tegin heinapalli koormaid, heinamaad olid jõe ääres ja vaatan, sovhoosi mesinik päevitab jõe ääres. Juulikuus, nädal, võib-olla rohkemgi, siis mõtles, et ahaa, talvel nagu nii tööd ei ole, suvel ka mingisugune hetk ei ole, et see on küll tore eriala, et seda võiks minna õppima. Aga see on muidugi sellise väikese huumoriga ja tol ajal oligi niimoodi, et juuli algus oligi mesinikul selline rahulik aeg. Praegu on asjad teistmoodi. Aga tulles tagasi su küsimuse juurde, siis siit koolist minnes minul ja võib-olla ka Talimaadel oli selle võrra lihtsam, et me läksime kahekesi. Mina siis koos Jaak Riisiga ja oli kergem. Oli kergem olla noor ja tark kahekesi ja noh, see vastutuskoorem ja need oskused, mis koolis saada, seda praktikasse viia, selle võrra oli ikka lihtsam. Ma ei tea, kuidas Üllel Vahuril, aga me küll tunnetasime seda, et oli lihtsam. Ja võib-olla võib paar sõna räägi ka oma kadunud abikaasast Jaagus, kes oli ju ka tuntud teatud mesinike õpetaja, kui siin keegi vaatab seda filmi, kes ei tea nagu varasemat minevikku, et siis toome Jaaguga praegu siia vestlusringi läbi sinu. Jah, et nagu ma siin ütlesin, et sain koolist mehele ka minu elu armastus Jaak Riis. Ja meiega saatus tahtis niimoodi, et kui me olime 5 aastat seal Alliku sovhoosis mesinikud olnud, tuli välja, et seda esimest lendu kool jälgis. Ja siis tahtis kutseõpetajaks selliseid mesinikke, kellel on siis mesiniku haridus ja kes on tootmismesilas tööl olnud. Ja siis, kui aasta oli 1980, siis kool kutsus meid tagasi õpetajateks. Nad pidasidki silmas, et oleks 2 inimest, et siis saab erialaained nagu ära jagada ja on tootmismesila kogemus. Et meile õpetas mesindust ikkagi hobimesinik Leida Iir, kes siis võttis selle raske koorma ja vastutuse, hakkas mesindust õpetama ja oli meil ka klassijuhataja. Ja nii ta siis oli, nii me siis siin Jaaguga koos olime õpetajad 1980 kuni 94, kuni Olustveres mesindust õpetati ja võin uhkusega öelda, et oleme riigile koolitanud põlvkonna mesinikke. Ja me jõudsime ka koos Jaaguga uuesti alustada Olustveres mesinduse õpetamise, see oli, aasta oli 2011, 10, 3 aastat läks selleks, et uuesti õpetust alustada. Nii et alustada koos jõudsime, aga esimese taas avatud lennu lõpuaktust Jaak enam ei näinud ja ta on meie hulgast siis nagu lahkunud. Ja edasi olen pidanud üksi toime tulema, et kui me nüüd siin oma mesiniku sellist kogemust ja staatust räägime, siis Mati ja Ülle ja Vahur on ikka tõesti mesilas peresi pidanud siiamaale, siis võib-olla minu see mesinduse kogemus on selle võrra natukene teistsugune, et koolitamisel on nagu suurem osa ja siis mesilaste pidamisel võib-olla väiksem osa, suur mesile siis ainult 5 aastat. Aga ma võin öelda, et ma olen küll praegu hobimesinik, aga ma olen kutselise mesiniku hingega. Mati, palju sinul mesilasperesid praegu on? Tähendab, Linnamäe mesila. See on nüüd poja nimel. Sügise talvituma panime 161 pere. Ja see on tige 2 mehe töö. Lamavaru, ta on ju raske. Kevade tõstan kõik ringi, see on 2 mehe töö. Ja suvel, see on ikka juba nisu karv, et
peaks ainult ilm olema. Sest läbivaatuste tsüklite vahe on 8 päeva. Kui läheb pikemaks, siis hakkad puu otsa minema. Ja praegu ma olen pensionär küll, aga pääsu ei ole, olen poja kõrval. palju sa seal puu otsas nende perede järgi oled käinud üldse oma elu jooksul? Tähendab, iga suvel on 1 või 2 juhust. Rohkem enam ei ole. Ülle ja Vahur, kuidas teie tundsite end, kui kooli uks sulgus ja teie diplom oli taskus? Tugevat, eks ole, targad? oi, meil olid algul taru juures ägedad vaidlused, 2 tarka said kokku. Ja siis me tükk aega ikka vaidlesime ja selgitasime, aga lõpuks, kuna Vahuril olid suuremad kogemused kui minul, siis tema jäi seal peale. Nii et leppisime kokku, et tema on töö juures ülemus ja mina olen kodus ülemus. Muidugi tööle minnes me valisime ka päris mitme majandi vahel ja me valisime majandi, kes kasvatas ristiku seemet. Sest vanasti mesilasi ei peetud mitte mee saamise eesmärgil sofoosis koloosis, vaid valdavalt liblikõielistel tolmeldamiseks. Ja siis läksimegi Pärnu maale Selja koloosi, kes kasvatas ristiku seemet ja koloosi esimees tahtis sinna rajada 300 perelist mesilat. No meile see täitsa meeldis. Ja teil oli siis, tähendab, majandasite oma selle sofoosis seal 300... Ei, sinna maani me ei jõudnud, kuna 50 pere me saime seal algselt, jõudsime 160 pereni, aga siis tuli Eesti sisse Varro ja see pani piirid peale. Aga muidugi meie omapära on see, et me ise oleme Põhja-Eestist pärit, seal oli ka 2 mesilat ja kuni siiamaani hoiame ka seal enda mesila osakondi, et kummaski kohas seal nii Kose vallas kui Anija vallas on meil 20 mesilas pere. Kokku 40. Kokku 40. Pluss Kurgja on teie pluss Jakobseni talomuuseum. Meie omapära meil see, et me oleme läbinud kogu selle põllumajandussüsteemi, me oleme olnud koloosimesinikud, siis olime sofoosimesinikud, siis olime osaühingu mesinikud, kui osaühing tahtis loovuda mesilast, andis kõigepealt rendile ja kui tekkis see nõue, et mesinik peab olema toidukäitleja, ruumid tuleb ümber ehitada käitlusruumidele vastavaks, osaühing selle jaoks vahendeid ei leidnud ja käskis ta meil ära osta. Ja siis olime oma käe peal mesinikud ka edasi, nagu siiamaani. Aga algselt oleme kogu aeg omanud mesilasperesid üle vaba riigi, nii et ühest mesila osakonnast teise on meil 120 kilomeetrit. Ja palju teil peresid tarvitavad nüüd panite? Üldsin ausalt, ma ei teagi. Paberi peal arvel on meil 140. Võtta, 150 pere me põhimõtteliselt endale ei tee, kuna kuulutati välja, et proff-mesinik hakkab 150 edasi. Aga teie, kellel on mesindusstaaži rohkem kui 40 aastat praegu, ka kooli lõpetamisest on ju nüüd 46 aastat ja ennem ka juba nii-öelda nuusutanud mesindust, eks ole. Ja teie ütlete, et teie ei ole profid. Samas tulevad algajad, paari aastaga kasvatavad oma mesina siis 150 ja plussi, ütlevad, nemad on profid. Marja, kuidas sina ütled koolitajana? Kes on proff siis? Kas see, kes paari aastaga saab oma mesile hästi suureks paisutatud, väheste kogemustega, või ütleme siin praegu talimad, kes on siis, kes ei taha see 150 saada? No eks see on põhimõtte küsimus ja sõnade mäng. Profist võib ennast nimetada igaüks, aga tegelikult seda profiastet näitab ikkagi töö tulemus. Kui palju sul mesilasperesi ellu jääb ja kui suur on nende toodang. Et see on nagu selle sõna taga tegelikult. Ma meie kooliaja juurde tahaks lisada veel seda, et tol ajal 75 ja eelmise riigi korraaeg siis tehnikumist lõpetajad suunati tööle. 3 aastat. See oli kohustuslik tööaeg, et sa pidid oma õppimise tasa teenima, riigile tasa tegema ja siis olidki nagu need majandid olid meil siis nimekirjana ees, nagu Vahur ütles, et valisite. Et olid nimekirjana ees ja siis natukene selle võrra oli meil võib-olla vähem valida, kes me läksime 2.
et mihukene sovhoos, kolhoos, metsamajad siis 2 vajas. Et üksikutel võib-olla oli veidi lihtsam minna või kes ei läinud oma kodukanti tagasi. kui saaks aja tagasi keerata, kas jääksid ikka mesinikuks ja valiksid mesiniku ameti? Ikka. mina arvan ka, et ma ikkagi oleks mesinik. Et võib-olla siis teeme siin praegu sellise esimese vooru sellise lõppkokkuvõtliku teie poolt, et mis oleks teie soovitused noorele, mesinduses algajale noorele, tähendab, seal ei ole vanus tähtis, eks ole, kas ta on 25 või ta on 55 või meil on ka kursusele tulnud 70-aastaseid, et tähendab selles mõttes mesinduses noorele inimesele, et teiepoolne soovitus lühidalt või selline lahus. Mina olen soovitanud seda, et kui sa hakkad mesilasi pidama, siis otsi enda lähiümbrusest üles inimene, kes on pikemalt mesindusega tegelenud. Ja kui sul tekib mingisugune tõrge, alati võid tema poole koheselt pöörduda, kas ta tuleb sinu juurde või lähed tema juurde ja saad esmase info tema käest. No ikkagi on vaja õppida, on vaja selle mesilase hingeelu tundma õppida ja siis ka praktikutelt küsida, et aga siiski teooria peab omal ennem selgeks tegema, sest selleks, et midagi küsida, peab midagi teadma. Ja ega päris naabrimehe peale oma mesindamist üles ehitada ka ei saa, ta lõpuks tüdineb sust ära, sellepärast, et on kiire aeg, no kõigil on kiire, päris mesinikul ja algajal ja siis sinna aega matta, et ikka päris suur töö tuleb ära teha, et hakata mesilasi pidama. Mis sa, Mati, arvad? Elementaarsed asjad, ega neid väikepidajad eriti palju ei tea. No ikka oleks teadmisi juurde vaja. Jah, kindlasti on vaja teadmisi juurde ja jõuda ka tänapäeval siis teatud kursusteni, et kas siis ütleme täitsa alustajatel peaks minema nii, et samm-sammult algus selline hobimesiniku kursus ja kes siis tunneb, et hakkaks mesinikuks, siis juba tulla siia Olustvere täiendõppele ja saada siiski teadmised ja pärast õpingute mälest tuleks ka tunnistus. Et võtame praegu, vaatame neid tunnistusi, mis siis tollel ajal teil seal välja anti, et teil on seal innetelehed ja Vahur, mis sinul seal ees on, kinniste kaante? See on minu diplom. Seal on Ülle diplom, võta siis see, et Tunnistus maksab ka praegu. Tehnikumi lõpetaja sai kõvade kaantega diplomi, mitte tunnistuse, vaid diplom oli kõvem sõna. Tehnik, mesinikud. Asutused maksab ka, kui sa lähed midagi. Maksab ikka, see on keskeriharidus, praegusel haridusmaastikul keskeriharidust ei ole, on selle asemele tuli rakenduskõrgharidus ja keskeriharidus oli tolleaegses ka selle riigi, praeguse riigi alguses, ta oli kõrghariduse ja keskhariduse vahepealne haridus. Ja, keskharidus oli väiksem, keskeri oli kõrgem. Ja tavaline keskkool oli madalam kui keskeriharidus, sest keskerihariduse väljund oli keskastme spetsialist, juht. Aga kutsekoolid olid siis need, kes õpetasid tavatöölisi, oskustöölisi ja siis ühesõnaga juhid tulid tehnikumist ja tehnikumis oli ka selle võrra veidi keerulisem õppida, et sul pidi haridustase tõusma, üldained pluss siis eriala. Õppekavad olid niimoodi üles. Aga selle hobimesiniku juurde tagasi tulles tegelikult nad võiksid ikkagi mingisuguse väikse kursuse läbi käia. Mati ütles, et kontrollraam. Mina ei saa tegelikult telefoni teel helistajale öelda, et pange kontrollraam, siis mina seletan, millise raami tema võtab lahti, see haudme raami paneb sisse ja ootab ja vaatab, kas on kupud peal või ei ole. Tema ütleb, aga ma tean, mune ei ole, midagi ei ole, selles peres ei ole ema ja siis ma proovin ikka talle selgeks teha, et ei, kontrollraam on põhiline. On ka selliseid asju olnud, et helistab hobimesinik ja ütleb, ostsin paarunud mesilas ema. Ta on mul siin puuris. Miks ta nii närviline on? Paarunud mesilas ema peab olema puuris rahulik, ta on ju paarunud. Miks tema siin põriseb ja lendab ringi? See vist ikka ei ole paarunud ema.
no telefoni teel selliseid nõuandeid jagada ja samamoodi, kui taru juures oled, mul on tavaliselt telefon taskus, meil on väga hea, Vahur teeb tööd, siis mina olen see sekretär, asjaajaja, kes annab siis nõu telefoni teel. Aga tegelikult on päris keeruline, sa pead valima, mismoodi sa temale räägid ja kuidas temale selgeks teed, sest meie oleme nagu koolis õppinud, meie kasutame teistsuguseid termineid. Aga nendega rääkides pead sa proovima kuidagi lihtsamalt selgeks teha seda, et nad saaksid aru. Nii tore, aitäh selle vestlusringi eest, et me läheme nüüd väikesele jalutuskäigule, vaatame siis meie koja üle, et kuidas siis tänapäeva õpe käib ja kohtume meie koja peremehe Valmar Lutsariga. Tere, Valmar! No tervist, Marianne! Tuleme vaatama, kuidas tänapäeval mesindusõpetamine käib Olustveres. Aga palun astuge. Ja minuga on kaasas siis mesinduse esimene lend, need 4 viimast mohikaanlast, kes on siiamaani jäänud mesinikuks sellest lennust, et sinule kõik tuttavad? Kõik on tuttavad. Kõik on tuttavad ja lähme vaatame siis sinu seda mõisasilt. Aga palun. Aga Valmar, võib-olla paar sõna ka sinust, et sa oled ju tegelikult töötanud suures Mesilas ja piiri taga ja ikkagi rohkem kui 10 aastat. Rohkem kui 10 aastat, jah, et esialgu oli plaan nii-öelda mõneks aastaks, aga sellest mõnest aastast kogunes 20 aastat. Kogunes 20 aastat? 20 aastat kogunes, jah. Ja kui suur oli see Mesila? See Mesila, kui mina sinna läksin, oli seal 500 mesilasperet ja siis vahepeal kasvas mesilasperede arv kuni 1000-ni. Ja siis vahepeal jälle vähendasime, et seal lõpus oli selline 700-800 mesilasperet. Aga Olustveres hakkasid nüüd õpetama juba 2012, siis kui mesinduseriala uuesti avati, olin alguses siis nii-öelda külalislektorina. Talvel nii-öelda siis aktiivse nii-öelda mesindamise töö vaheperioodil siis sai siin Olustveres käidud vahepeal. Ja 2015 siis nii-öelda siis sai minust siin nii-öelda eriala vastutav õpetaja või koordinaator või kuidas keegi ütleb. Mis oleks sinu sõnum nendele, kes tahavad mesindust tulla siia õppima või üldse, kes tahavad hakata mesindusega tegelema, et ta ei pea tulema siia Olustverre, sest Olustveres on siin täiendõpe, aga kui inimene tahab hakata mesindusega tegelema? No natukene võiks endale selgeks teha või et mida see mesindus nagu endast kujutab, et see ei ole päris niimoodi, see ei toimi, see mesindus, et võtan mesilaspered ja siis panen nad sinna aianurka ja käin ainult aastas korra näiteks mett võtmas. Et see on vastutus, see on hool. Ja kui seda nagu ei ole nõus nagu endale kanda võtma, siis parem hoia eemale ja osta seda mett mesiniku käest. Näitad meile oma ka teisi ruume? Jaa, aga hakkame siit. Lihtsalt on meil majale ring peale tehtud.